selle lootusega, et mõte on kallis vara. Mõtteid on tarvis hoida, kaitsta. Iga mõte võib äratada uusi ja iga mõte võib ka vananeda. Sel juhul võib-olla saab mõnda mõtet täiendada, laiendada, süvendada, avardada. Aga võib-olla oleks vaja minema visata. Õigustada seda usaldust, mis lapse vanematel on, kui nad usaldavad lapse lasteaeda. See on vanematel midagi veel kallimat või veel rohkem kallimat ju pole olemaski. Ei saagi olla, eks ole, oma laps. Ja nüüd ta annab ta targa inimese hoolde, kes aitab kaasa, et ta kujuneks imetlusväärseks ja niisuguseks, millist pole enne olnud. Mille üle oleks rõõmu. Mitte endal ainult, vaid ka vanematel ja ühiskonnal tervikuna. See kõik on kohutavalt vastutusrikas. Ja muidugi igaüks näeb siin ise, aga mulle tundub, et paljudes maades mõistetakse seda väga hästi. Mõningates maades väga hästi ei mõisteta. Just nagu teatakse, aga tegelikult ei arvestata. Inimese, mina isiklikult nüüd, ma räägin nüüd oma mingid arusaamu. Kogu elutee sõltub väga olulisel määral sellest, kuidas kulgevad esimesed eluaastad, esimesed elukuud. Ja alustame ikka sellest peale, et kõigepealt, kuidas kulgeb esimesed 9 elukuud emas. Siis esimene suur üleminek, sündimine siia ilma. Siis esimene eluaasta. Seejärel esimesed, teine, 3. aasta, kuni siis teise suure üleminekuni. Ja see on see negativismi periood. Suur üleminek. Lapsed muutuvad täitsa taluvatuks ja vahepeal. Ja siis tuleb järgmine etapp, eks ole, ja mis lõpeb kuskil seal kooli ikka jõudmisega. Ja siis on 3. suur üleminek. Juba iseseisvalt juba saab tegutseda mingisuguste tekstidega. Ja siis tuleb jälle üks periood, see algkooli aastad. Ja siis tuleb veel hirmsam üleminek puberteediga. Ja nende etappide kohta on ju üsna palju igast kirjandust, üleminekute kohta suhteliselt vähe. Väidan, et üleminekute tähendus on väga-väga oluline. Suhted võivad sassi minna või ka eriliselt kinnistuda just nimelt üleminekute ajal. Kõigi üleminekute ajal. Ja see, kui tähtis on see üleminekus osalemine, ma ei tea, kas neid näiteid on siin vaja üldse tuua, igaüks saab sellest niigi aru, võib-olla ilma näideteta, aga igaks juhuks mainin, et päris väljaspool igast kahtlust uuringutega on tuvastatud, et kui näiteks isa viibib sünnituse juures, on isa ja lapse suhe kordades sügavam ja sisulisem. Kui ta näeb oma last 3-4 päeva hiljem läbi akna või täiesti teistsugune suhe on ta. Ja sama asi on nüüd ka teistes ülemineku. Selles ülemineku puhul on see just nagu selge, eks ole, aga teistega on samamoodi. Mida ma nüüd kutsun kõiki? Kutsun looma korralikud, süsteemsed, võimalikult täiuslikud kujutluse sellest, mida tähendab kõigepealt kõik need etapid ja need üleminekute väiksed lühikesed ajad. Ma ei hakka siin seletama veel neid üleminekuid, aga
aga nimetan ainult niisugune suure ülemineku abiellumise. Ja siis pulmas kõik hädaldavad, et viin on kibe ja viinal pole häda midagi, viin on väga hea, vähemalt sama hea nagu enne oli, aga sunnitakse neid vaeseid pruutpaari seal kõigi ees muhi andma. Aga mis see on siis? Tegelikult kultuuris on terve rida selliseid võtteid, andragoogilisi võtteid, kuidas moodi pealuu sisse tugevasti panna teadmine, et see vallalise aeg on nüüd läbi, see on otsas, seda enam ei ole ja nüüd algab üks teine aeg ja see on kvalitatiivselt teistsugune, see üleminek on jälle põhjavanema tähtsusega. Kui ei õnnestu selle ülemineku ajal väga kindlalt pähe seda asja saada, mis nüüd jätkub ja mis on nüüd lõppenud, siis tulevad igasugust arusaamad. Kõik teavad, kui palju neid on. Aga jätame nüüd need etapid üleminekud sinna paika ja nüüd niisiis ma ütlesin ühe sükse soovituse modelleerida ära need protsessid. Protsess on siis ajalises järgnuses olevate sündmuste järjepidev jada, mõtestatud jada. Ja vaadake, missugustest etappidest omakorda iga see suur etapp koosneb. Siin on ju ka omad väiksemad etapid ja igal pool on mingid sihid. Siht, eks ole, on kujutlus otstarbekas suunast. Ja olles sihil, seavad inimesed eesmärke, kujutlusi sellest, mida nad tahaksid saavutada mingiks ajaks. Eesmärk on alati seotud ajaga. Sihil me oleme kogu aeg. Aja küsimust ei ole. Eesmärgi puhul on. Kasvatus on sihipärane, õpe on eesmärgipärane protsess. Ja selle eesmärgipärase ja sihipärase ühtsuses kulgeb siis see elu. Aga nüüd räägitud on ja oluliseks on peetud seda, mida oleks vaja saavutada ja mida saavutatakse. Aga planeeritakse enamasti tegevusi. Olete nõus või ei ole? Planeeritakse tegevusi, tegevuste temaatika, maht ja mingi põhjendus ka. Õppekavad on ju tegevuste kavad selleks, et tekitada mingeid teadmisi ja oskusi. Ja ma esimest korda tõstan sõrmed natuke naljakalt püsti ja kellele piinlik ei ole, tõstke ka. See on teadmised. Püsti see sõrm, mis püsti on, tähistab teadmisi. Ja mida rohkem, seda uhkem, eks ole. Aga ega teadmise struktuur väga hästi avatud ei ole ja kui meil aega jääb, igatahes siin laua peal on üks mudel ka teadmise struktuuri kohta. Teadmised. Aga teadmised muutuvad väärtuseks, kui inimene oskab kasutada ka teadmisi. Siis tekib talle instrumentaalne väärtus teadmisel. Ta oskab selle teadmise varal midagi teha, midagi mõtelda, midagi valmis saada, lõpetada õigel ajal, õiges kohas ja peab oskama teadmist kasutada. Aga veel on ju vaja aru saada, miks see nii on. Mis siis juhtub, kui teisiti oleks, mis siis juhtub, kui pooleli jääb, mis siis juhtub, kui üldse ei tee. Peab aru saama, mis see mõte on. Ja väärtuseks ei ole teadmine. Väärtuseks ei ole oskus. Väärtuseks ei ole paljas aru saanud. Väärtuseks on nende ühtsus. Ühtsuse mõiste tuleks sisse tuua. Igas mina olen täitsa selge ja kindel. Et kui ühtsuse kategooriat peas ei ole, siis aru ei saa. Võib teada igasugust asju, aru ei saa. Ja vabandust, kui ma nüüd liialdan või liiga suure üldistuse teen, aga suur osa nendest, kes arutlevad õppekasvatuse ja kogemuse üle, tegelikult väga täpselt aru ei saa, mis toimub. Aga võtke nüüd sealt nii palju maha nagu vaja. Niisiis ühest küljest on õpe, teisest küljest on kasvatus. Aga veel on ka kolmas vajalik ja see on kogemus. Kogemusega kaasneb inimesel võime ette näha ja ära tunda. Ette näha ja ära tunda. Ette nägemise ära tundmise võime.
Ja kui lapse öelda, mis siis on hariduse mõõt, minu arusaamist mööda hariduse mõõduks on ettenägemise äratundmise võime. Kes tahaks vaielda? Ettenägemise ja äratundmise võime. Mida kõike on tarvis ette näha? Mida kõike on tarvis ära tunda? Haritud inimene või ei ole. Aga siis on õppe, kasvatus ja kogemus vajalik. Vastasel juhul ei teki. Ja võt, ja nüüd ma tahaks meie tänases arutluses esimese niisuguse väga tähtsa küsimuse, miks on lasteaed ohtlik inimesel? Mis võib juhtuda lasteaia tõttu? Et igal pool, natuke tagasi ma mainisin, et me räägime rohkem, mida oleks vaja saavutada ja kuidas me saavutame, mis see kasulik on. Aga ükskõik, mida me ka teeme, igal juhul ja kõikjal on ka tagajärjed. Alati on ka tagajärjed. Küsimus ongi nüüd selles, kuidas toimida, et neid tagajärgi oleks vähem. Ja mida siis peale hakata, kui need tegelikult ikkagi on. Kuidas need kompenseerida? Kompensatsioonimehhanismid on vajalikud. Saavutan midagi, aga sellega kaasnes veel ebameeldiv. Kas nüüd teha? Aga neid on tarvis ka ette näha. Nende põhimõtteliselt võivad tekkida, seda on vaja ette näha. Tahaksime loota, et tekiks niivõrd vähe kui vähegi võimalik. Aga seda, et üldse ei teki, seda ei maksa loota. Tekivad jah. Tekivad ühel lasel niisugused, teised natuke teistsugused, kolmand. Ma toon ühe näite siia vahele. Eesti illustratsiooniks. No on mingi rütm ju. Ka lasteaias ja kodus ka ju ja kell on, näitab seal niisugust aega ja nüüd lapsed pesema käed puhtaks ja nüüd tuleb kõigepealt pissile ja siis pesema veel ja siis läheb sööma. No, mis siin erilist oli? Täitsa tavaline asi ju. Aga see tegevus, mis parajasti toimus, jääb pooleli. Ja kui on niimoodi, et alusta mida tahad, lõpetada ei saa midagi. Siis kõik jääb pooleli. Aga tunnustus saab selle eest, mis valmis on. Valmis ei saagi midagi, järelikult tunnustus ka ei saa. Järelikult rõõmu ei ole. Tegevus on, rõõmu ei ole. On tagajärg või ei ole? No on tagajärg. Ma tein niisuguse lihtsa näite, elementaarse siia. Aga no kui hakata praegu vaatama, igaüks leiab neid tosinate viisi vahepeal silma pilgutamata. Ühesõnaga, no ma toon igaks juhuks ühe niisuguse väga hirmsa näite veel. Laps on haige, palavik ja haige. Ja nüüd kõik kõnnivad kikivarvaste peal. Tuuakse kõiki asju, mida vähegi oskab tahta. Viivitamatult täidetakse igas vähegi soov. Ja arukas laps vaatab, aga mis mõte on terveks saada? Ja siis ja see on see nii-öelda õpitud abitus. Ta tunneb ennast hästi juhul, kui ta on ega näed avarees, kui ta ei oska midagi, kui ta ei jõua, kui ta tervise, siis kogu aeg midagi häda. Vaata, siis kõik hoolitsevad. Noh, ja terveks saamine ei ole üldse mõistlik. Ja ehtne näide selle kohta tagajärje kohta. Kui laps on haige, no muidugi peab hoolitsema. See on ennast mõistetav ju. Aga kus on piir, kus on mõõt ja kuidas teha niimoodi, et sellega ei kaasneks niisugust päris ränka tagajärge, mis muide terve elu võib kesta. Kui tekib, et katsuse lahti saada, katsuse sellest vabaneda, väga raske. Vältida on suhteliselt lihtne, parandada on väga raske. Aga läheme nüüd selle näitega edasi. Küsimus, kes vastutab? Ja vaata, nüüd me jõudsime niisuguse hullu koha peale, et
paljudel on ju õigus teha seda, teist ja kolmandat, planeerida ja teha niisugust õppekavasid ja kõiksugu asju, aga vastutamisest ei taha kuidagi. Noh, kui kõik see hästi, no siis on ju väga kena, aga tagajärjed, kes vastutab tagajärgede eest? Mitte keegi. Ja kui nüüd vaadata, kuidas õppekavaga on, siis tekib küsimus, kellel on õigus koostada õppekava ja kellel üldse on haridus seostes mingisugused õigused. Põhiseadus näeb ette, et otsustav sõna lapse haridustee valikul on tema vanematel. Üksjagu, ma ei tea, nüüd peab jutumärkides vist panema või ütleme, haridusametnikke on siiski mitte ainult Eestis, igal pool usurpeerinud selle õiguse ja kujutavad ette, et neil on õigus kavandada lapsele kogu see haridustee. Ja põhiseaduse järgi ei ole seda õigus. Põhiseaduse järgi on see õigus lapse vanematel. Vanemate puudumise korral, vanemate, või lapse seaduslikul hooldajal. See on üks raske koht. Mina ei ütle siin midagi rohkem, ma ütlen ainult, et see on raske koht ja selles punktis on tarvis ikka üsna kõvasti mõelda, sest see käsitlus, mis praegu domineerib, minu arusaamist mööda rahuldav ei ole, on arusaamatused pidevalt ja seda, mis on oma aja ära elanud ja kõlbmatuks muutunud, ei maksa täiustada, seda tuleks muuta. No ma ütlen, et selle lause veel natuke teravamas vormis. Lollust täiustamine midagi head ei ole. Kas see on lollus või see on lihtsalt viga, see pole tähtis. Siin ükskõik võib asendada. Niisiis. Järgmine asi on kohe siis kasvukeskkond. Lapse kasvukeskkond, peamine kasvukeskkond on tema kodu. Ega keegi ei vaidle. Lapse kodu, see on põhiline kasvukeskkond. Ja küsimus, kuidas teile tundub, milline osa lapse vanematest ja paneme sinna ka vanavanematest tegelikult kujutab ette, milline kasvukeskkond on soodne lapsele. Imiku eas, väikelapse eas, kooli eas, puberteedi eas, igas eas, poistel tütarlastele, missugune kasvukeskkond on tema arengule soodne. Ma olen sõnastanud kasvatuse niimoodi, et kasvatus on kasvamise saatmine arenguks soodsa keskkonna loomise ja hoidmise kaudu. Laps kasvab igal juhul. Kuidas teha nii, et see kasvukeskkond oleks soodne tema arengule. Aga siis peab teadma, mis see areng on. Ja kui hakata vaatama nüüd igast kirjandust, mis on selle, Riigikogu räägib pidevalt arenguplaanidest ja tehakse arengukavasid ja mingi kõik me nägime ka hiljuti ju haridusvaldkonna arengukava 15 aastat ettepoole ja sõna areng on igal pool kõvasti kasutus. Aga pangem tähele, et ega see arengu mõiste ühtemoodi küll ei arusaadav ei ole. Mina saan aru niimoodi, et areng on isereguleeruva süsteemi täiustumise suunas toimuvate üleminekute järjepidev jada. Areng on igal juhul objektiivne. Inimesed, meie siin midagi ega kedagi, kuidagi, millalgi, kuskilgi arendada ei saa. Arendada võimalik ei ole. Võimalik on luua arenguks soodsad tingimused. Arengukeskkond kujundada nii, et inimene areneks. Ja nüüd peab teadma, aga missuguseks? Missugust me tahame? Ja see on nüüd järgmine koht, kes nüüd märkmeid teeb ja võiks vaja luua kujutlus sellest, missuguseks me tahaksime, et laps kujuneks.
mul on siin üksjagu mudeleid. Ma lasen need ringi käima, kui me teeme nüüd esimese vaheaja, siis saab vaadata neid ja siis pärast seda vaheaega hakkame mõtisklema need samad küsimused, mida me praegu siin puudutame, aga mitte ainult nii, et siin täitsa võimalik, et tekivad hoopis parem huvitavad küsimused veel ja kõik on väga teretulnud ja saame jätkata. Aga nüüd ega ju laps ainult ei arene. Kõigepealt inimene ju organism, eks ole, funktsioneerib. Funktsioneerimise iga päev õhtul tuleb magama ja magab ilusti ja uni on üks kõige tähtsamaid arengu eeldusi. Uni. Kui kõik tegurid ritta panna, siis ma panen esikohale, panen armastuse ja teisele kohale panen une. Kuidas te panete? Mis on kõige tähtsam, kõigest kõige tähtsam. Ma arvan, et see on ikka armastus, seal ei ole midagi teha. Aga järgmisel kohal, teisel kohal, keegi võiks panna jooksmine või möllamine, ei tea. Aga liikumine kahtlemata on ka arengutegur, aga tasakaal ja niisugune toit ja jook ja värske õhk ja palju asju, millest sõltub areng. Aga kuidas tagada, et need oleks kõik? Ja selle koha peal nüüd me oleme üliõpistega ka mõnikord nalja teinud, et Eesti talupajal oli juba ei tea mis ajast peale tünnilaua seadus. Ja tünn on ikka sel juhul, kui kõik lauad on, eks ole. Ei ole niimoodi, et ühte lauda siis nüüd lihvime ja teeme veel paremaks ja kõrval teine laud on nüüd 10 sentimeetrit või täitsa mäda polegi lauda. No siis jutt see on. Tünn on ikka ainult siis, kui kõik lauad on. Ja vaata sõnale kõik on nüüd 2 kriipsu alla. Arengu puhul ei ole tähtis, kui üks või teine tegur on. Kõik peavad, sõnale kõik on kriipsu all. Vaat see kõik on nüüd raske koht. Kui üks kas või puudub, pole teistel tähtsust. Ja vaata, kas on kõik. Ja ma arvan, et ei ole maksa oodata, et keegi juut või inglane või sakslane või ma ei tea, iirlane nüüd tuleb Eestile ütlema, mis seal peab olema. See tuleb luua meie oma kultuuris, meie oma mõistusega. Ei maksa arvata, et need on nüüd 100 korda targemad kui siin inimesed, kes on terve elu seda teinud ja mõelnud ja kelle süda on õiges kohas. Ei ole ju. Me võime ise väga hästi teha, mitte halvema kui nemad seal. Kusjuures nende õppekavadega minu teada ei ole rahul mitte keegi. Igal pool, kõikides maades, kus ma vähegi olen vaadanud, kõik on mures ja hädas ja ütlevad, et õppekava, muidu võiks ju veel taluda see asja, aga õppekava on kehva. Ja nüüd selle koha peal ma nüüd ütlen üks asja. Minu arvates õppekava on üldse üks jama. Nüüd ma ütlesin midagi väga pahasti. Mingi raam. Ja vahe ja see, ma saan, ega nii rumal ma veel ei ole, ma olen vana küll, aga täitsa. Et see ju ehmatab, mis asju, kuidas 100 000 on kogu aeg kulutatud õppekavade täiustamise, õppekavad ümber, õppekava, kõige tähtsam asi üldse. Noh, ja nüüd järsku siis jutt on muidugi kõigepealt riiklikust õppekavast. Meil on ju riiklik dokument, GPS ja öelda niimoodi, et dokument ei kõlba kuskile ja nii ei sobi ju öelda, see ei ole ilus üldse. Aga hakkame nüüd sisuliselt mõtlema, mida õieti vaja on. Vaja ei ole õpet, vaja on isiksust. Vaja on isiksust, kes on ja vaata nüüd, mis omadused tal siis nüüd on. Mul on siin ühte teist tehtud, mitte pärast vaatad. Ma sugugi ei ütle, et midagi oleks siin lõplikku. Iga mõte, mis siin on ainult selleks, et edasi teha, sügavamaks teha, korralikumaks teha ja aeg läheb ja tulevad uued ideed, inimesed tunnetavad paremini sügavamalt ja tuleb täiustada. Aga seda, mis juba on selgeks mõeldud, läbi põlvkondu, seda oleks vaja teada. Et täiustada. Aga kui ikkagi üldse ei kujuta ette seda, mida me saavutada tahame, siis just ei tohigi teha ju. Sest siis ei saa ju aru, kas läheb nüüd asja ette või
ei lähe, kas süsteemsus on või süsteemsust ei ole. Kui süsteemsust ei ole, siis on praht. Kes tahab vaielda? See on raske koht, ma tean ju. Ja, aga ilma asjata ka ei tulnud siia. Vaja nüüd mõtelda. Ja mitte oodata, et võib-olla keegi sakslane ütleb. Ei ütle. Miks ta peaks? Nendel on omad mured ja mitte väiksemad kui meil. Ma sattusin ükskord Hannoveris trammi mõni aasta tagasi. Ja siis tuli üks Türgi perekond sinna. Umbes 10 kesi. Sealt oli raske aru saada, kes on kes. Aga korraga tulid nad. Üks perekond ilmselt oli. Ja mis möll seal trammis lahti läks? Seda, mina ei suuda kirjeldada. Mul pole üks sõnu, ma ei tea. Viisakate sõnadega ei saagi hakkama. Neil on selliseid muresid, mis me pole veel undki näinud. Ja Göteborgis ka ju praegu politsei ikkagi terves hulgas äärelinnadesse ei julgegi üldse minna. Ja see inimlik lollus on täiesti piiritu ja ääretu. Nii et kuidas peaksin ütlema, olgem mõistlikud ja ettevaatlikud ja ilmaks. Nii, aga see pole praegu meie mure. Meie mure keskendub sellele, kuidas luua kasvavale põlvkonnale soodne kasvukeskkond. Ja vaat ja selle koha peal ma ikkagi lausa rõhutaksin nüüd, et küsimus, kes kellele toeks on, võib ju küll öelda, et kuule, vaja on koostööd ja koostööd. Ei, aga kes on tähtsam? Kelle käes on, kes on prioriteediks? Kas siis perekond abistab kodu või kodu perekonda? Või vabandust, lasteaeda? Kas ja üldse lapse vanemad kooli või kool lapse vanemaid? See ei ole lihtne küsimus. Tõsine küsimus. Kui lapse kasvukeskkonnas on tema kodu, eeskätt ja põhiseadus järgi on lapse haridustee üle otsustamise õigus tema vanematel, siis peavad lasteaednikud abistama lapse vanemaid ja õpetajad, perekonda, vanemaid. Järelikult ei ole esikohal mitte pedagoogikaalane ettevalmistus. See on täiesti põhjapaneva tähtsus küsimus praegu. Paradigma asi, kumb on? See paradigma või teine? Kas tuleb muuta paradigmat või ei tule? Ja mis siis see kasvukeskkond on? Lasteaed kui lapse kasvukeskkond. Kodu kui lapse kasvukeskkond. Ma kirjutasin kunagi ühe raamatu, võib-olla see on kellegi kätte sattunud, lastekodu kui lapse kasvukeskkond. Kunagi SOS Lasteküla palvel kirjutasin selle. Ma üks päev vaatasin, ei ole väga viga, polegi sellist kohtu me ei leidnud, mida praegu on piinlik lugeda. Aga muidugi on kõik vahepeal palju vett merre voolanud. Aga ma oleksin väga-väga õnnelik, kui siingi praegu on keegi, kes ei arva, et küll keegi teine kirjutab. Käsi võtta, ära kirjutada. Panna pead kokku ja südamed ka ja ära teha. Ja siis loetakse, et kui midagi on jäänud seal kahe sõna vahele või on poolikult käsitletud või mitte küllalt süsteemselt, siis ju võib lisada ja täiendada ja see on looming. Õppe ja kasvatus on elukestev looming. Kas keegi tahaks vaielda? Seda ei saa ära õppida, põhimõtteliselt ei ole võimalik. Kui süda on vales kohas ja mõtelda ei oska, siis oleks vaja valida üks teine tegevus. Kõik räägivad, et maasikakorja ei tõutsed vaja. Aga andeks, ma läksin ka natuke ülemeelikult. Niisiis, ma arvan, et kogu selle kasvukeskkonna kujundamisel on ikkagi number 1 on süda.
see, mis ütleb, mis on õige, mis on vale. Õppida on vaja. On vaja. Ja nüüd ma võtan siit ühe lehe, mul siis kohe siin teisel kohal, ma panin ta siia. Siin on 3 rõngast üksteisest läbi põimumas. Ja pealmine on psühholoogia. Minu arvates on hädasti vajalik ja rõhutan nüüd mitte pelgalt laste aia õpetajale ja teistele õpetajatele, vaid kõigile inimestele. Psühholoogia kursus on hädasti vajalik ja tuleb ütelda, et gümnaasiumis oli alati psühholoogia kursus. Ülikoolis psühholoogia kursus, kõik pedagoogid on korralik. Psüühilised protsessid, psüühilised nähtused, psüühilised seisundid tuleb selgeks õppida. Kõik psüühilised protsessid, kõik psüühilised seisundid, kõik psüühilised nähtused. Nende tekkimine, nende toime, nende vahelised seosed ja psüühika peab selge olema. Ja mitte ainult õpetajatel, vaid ka siis lapsevanemad. Ja kui nad ikkagi seda tegelikult ei valda, siis õpetaja saab aidata perekonda just sellega, et aitab neid psüühika selgeks teha. Et lapse psüühikut peab teha. Älbed, psüühika, igasugused älbed. Teid peab õigeaegselt tabama. Kui nad on väga sügavale läinud, siis ei saa ju enam midagi. Siin raske ravida ja kõik su hädad. Teine siin kõrval on see psühhiaatria. Psühhiaatria kursust ma kõigile ei soovita, aga õpetajatel peab olema. Ja aga siiski peab aitama nii kaugele, et märkaks ära, millal psüühika ei ole korras. No võtame selle autismi, eks ole. Ma ei tahaks sinna psühhiaatriasse praegu minna üldse. Aga kui imik silmsidet ei võta, no ei taha silma vaadata üldse, igal juhul vaatab kõrvale, igal juhul ei, mis sa tahad teha. Seda sümptomit peab ju kohe märkama. Ja või ma toon ühe näite veel. Kui ikkagi ilmneb, et laps tunneb rõõmu sellest, ta saab kellelegi haiget teha. Kärbsele kitkub jala otsast ära või paneb talle mingi kõrre kiilil läbi, et ta ei saaks lennata. Kui lõhub midagi ära ja siis rõõmustab selle üle, et ta sai puruks teha, haiget teha kuidagi. Nii kui sellised jooned ilmnevad. Psühhopaat hakkab kujunema ju. Seda peab kohe märkama. Siis peab otse kohe avastama, kuidas su asi on tekkinud, mis seda soodustab ja looma meetmete süsteemi, et sellest vabaneda. Vastasel juhul kujuneb psühhopaat välja. Kes vastutab? Kes vastutab selle eest, et laps läks psühhopaadiks? Keegi ei taha kuuldagi. Ette oli nähtud tegevused. See on raske koht. Ma tean, et see on raske koht. See on valus koht. Ja me räägime praegu mitte endast, vaid räägime asjast üldse. Räägime nendest teguritest, mida siis võib olla Eestis. Oleks varvis ilusti teoreetiline teaduslik tarkus ja vahetu kogemus, mis on pikaajalise praktika jooksul kujunenud ja seda kõike arvestada ja luua mõttekonstruktsioone, mis on väga põhimõttelise tähtsusega ja kõigile vajalikud. Ei maksa oodata, et keegi teine kuskil mujal teeb ja meie jaoks. See kõik peab olema kultuuri kontekstis. Eesti kultuuri kontekstis. Ja venelastel peab olema vene kultuuri kontekstis. Ja selles ei ole mitte midagi halba. Rahvuslikult teeb rahvuskultuuri kontekstis. Kultuuri, jagame kindlasti 3, on üldinimlik kultuur, on rahvuskultuur ja siis oma kultuur, kohalik. Setumaal on ühtemoodi natuke, Saaremaal on teistmoodi ja igal pool on oma kultuur. Igas perekonnas on ju oma kultuurides. Ja on rahvuskultuur ja ka üldinimlik kultuur. Kultuuri seoses peab see olema ja mitte ühes, teises või 3, vaid kõigis 3. Kõigis 3 tähendus. Aga nüüd üks asi on nüüd see psühholoogia teadus psüühikast, aga teine asi on nüüd sotsiaalpsühholoogia. Ja rõhutan, et see on siis teadus juba mitte psüühikast, vaid inimesest vahetute suhete ja suhtlemise süsteemis. Kommunikatsiooni, interaktsioon, rollid, staatus,
ja kuidas inimesed suhtlevad, kuidas inimsuhted tekivad, kuidas moodi konfliktid, vahetusmäng ja kõik, mis on intiimne. See on sotsiaalpsühholoogia. Kujuta ette, ma teen väikse kõrvalpõike. Ma ütlen selle kolmanda ka ära. Ja kolmas on sotsioloogia. See on teadus jällegi inimesest makroseostes, kus on institutsionaalne süsteem, majandus ja teadus ja poliitika, ideoloogia, õigus, tehnika, tehnoloogia, energeetika. Inimene institutsionaalses süsteemis, sotsioloogia. Ta on ühiskonna liige ja kultuuri esindaja. Terve teadus. Siin on inimene mikroseostes ja siin on inimene oma psüühikaga. Ja väärtuseks kujuneb see sama, mis on punaseks siin viirutatud. See on väärtus. Õppida saab kõiki neid kolme, teadma peab kõiki kolme, aga väärtuseks kujuneb nende ühtsus. Kui neid kolme ei ole, pole teistel erilist mõtet. Kes tahab vaielda? Kui neid kolme ei ole, pole teistel erilist mõtet. Kordas. Nüüd ma klatsin natuke. Siin mõni aasta tagasi ma olin kutsutud psühholoogia üliõpilaste talvelaagrisse. Tartu ja Tallinna ülikooli teevad üliõpilaste siin ühise vist laagrit. Ja ma näitasin seda sama pilti, joonistasin tahvli 3 suurt rõngast ja psühholoogia üliõpilased ju. Ja üks pikka kasvu doktorant tuleb minu juurde, mis asi see on? Toksib selle peal. Ma olen sotsiaalpsühholoogia. Sihukest asja ei ole olemaski. Tartu ülikooli doktorant. Jah, nihuke asi on. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et olge ettevaatlik. Ja muidugi siin on veel nüüd filosoofia ajalugu ja me kõik oleme õppes elupäevade lõpuni. Haridus ei ole see, mida koolis antakse ja koolis tehakse. Haridus on ja nüüd paljutähenduslik mõiste. Ja kes nüüd märkmeid teeb ja nüüd proovige nüüd teha korralik loend, mis see on, mida me nimetame hariduseks. Ma nimetan praegu mõned. Haridus on kultuurifunktsioon, objektiivne kaassõltuvus kultuuris. Väljaspool kultuuri haritud inimeseks kasvada ei saa. Võid igas asju teada ja osata ka, aga haridust ei ole. See on täitsa teine fenomen, kultuurifunktsioon. See on ja see kõik väärib spetsiaalselt arutust. Kui teil on tahtmine, siis see on nüüd üks asi, mis minu meelest on suhteliselt nõrk paljudel. Aga kui te tahate, siis me võime selle kunagi spetsiaalselt käsile võtta. Nüüd teine asi on siis see, et haridus on subjekti karakteristik. Subjekt, aktiivne alge. Ja kui te hakkate detailsemalt vaatama, siis te näete, et ega paljudes perekondades, aga ka mujal on laps tegelikult manipuleerimise objektiks. Kunagi ma tegin üliõpilastega niisugust katset. No teate, need 4-kandised märkmepaberid, niisugused igale pakid, suured pakid ja jagasin seal kõikidele mingi hulga kätte ja ütlesin, et mõtelge nüüd, kellel nende tuttavatest on väiksed lapsed ja minge siin külla, mõtelge välja mingi ettekääne, kui te seda muidu ei ole. Pange see leht sinna teetassi ääre alla ja tõmmake kriips keskele ja paremale poole kriipsu. Tehke linnuke, kui lapsele anti mingi käsk või korraldus või keeld. Kus sa lähed? Seisa paigal. Kellele ma rääkisin? Kes see lubas võtta? Istu siia. Ja mingi käsk või keeld. Iga kord tehke linnuke, kui midagi niisugust on. Ja vasakule poole joont tehke linnuke siis, kui lapsega räägitakse midagi muud. Ükskõik midagi muud. Ja mul on palju sadasid lehti, kus vasakul pool pole ühtki linnukest.
Niisugune asi on. Millest see räägib? Räägib, et paljudes kodudes ikkagi on, laps on tegelikult manipuleerimise objekt, ei ole subjekt. Tegelikult ei olegi vanematel vist päris hästi aru saada, mis see pagana subjekt on ja mis üldse jutt käib. Kui last peetakse manipuleerimise objektiks pisikesena, kes peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud, siis kui kästud seal, kus kästud, sellest, mis kästud. Ja kui ei tee, mis asja sa siin oled jälle teinud? Kes sul lubas? Hakka otsast peale. Ja natuke kõrgendatud toonis. Inimene kasvabki selliseks. Ja kui vähegi võimalik, siis ta hiilib kõrvale, teeb sigadusi, teab väga hästi, mis ta teeb, aga teeb ikkagi. Inimeses on niisugune aktiivne alge ei olemas. Aga kui see on maha surutud, siis seda terramil see välja lööb. Sigadused ja niisugused asjad on sageli just selle tõttu. Niisiis, haridus on subjekti karakteristik. Kes aktiivse algena saab siis tegutseda, aga mis siis iseloomustab subjekti, kuidas inimene kujuneb subjektiks, mitte manipuleerimise objektiks. Vaat see on nüüd väga tähtsa asi. Ja mõni aeg tagasi üliõpilast küsisid, et no kui pange kõik need igas meie haridushädad ritta, kõige õudsam asi sinna esimesel. Mina panin selle sama subjektsuse küsimuse number 1. Aga see ei tähenda midagi, nii et tehke ise mõtelge, kuidas on. Täitsa võimalik, et kuskil on teistmoodi. See ei ole mingisugune teadmine. Aga ma lihtsalt tahtsin rõhutada, et see subjekti ja objekti seos on fundamentaalne. Ja areng, millest me eespool rääkisime, on loomingu funktsioon. Mitte õppe, mitte seda, et looming. Looming on võimalik üksnes valikuvabaduse situatsioonis. Valikuvabadust saab kasutada juhul, kui inimesel on peas kord. Ja ta tahab austada korda. Kui korda ei ole, on korra lagedus ja loomingu ei ole ka võimalik. Nii siis tegelikult on loomingu ja korra ühtsus on ühtsuse kategooria jälle sisse. Ja kuidas saavutada, et lapse vanemad saaksid sellest aru esimesena? See on nüüd pähkel. Sest kui laps tuleb kuskil 3-4 aastaselt tuleb see lasteaeda ja on manipuleerimise objektiks kujundatud üdini. Mis ta siis taga teha saab? Äärmiselt raske ju. Sest kõige tähtsam on juba möödas, need rongid on juba läinud. Kujutame ette, et kodus ei olnud aru saama sellest, et igal asjal on oma koht. Magam lähed, siis paned sussid sinna tooli alla. Riided paned üksteise peale ilusti kokku ja hommikul ärkad, võtad järjekorras ja paned selge. Kujutame ette, et ta pillub mööda oma laiali kõik. Ta ei ole sellist mõtetki, ei ole peas, et igal asjal on üldse oma koht. Midagi kasutab, jätab sinna, kus ta parajasti on. Kohale tagasi ei pane mitte midagi. Kas see on kasvatus või ei ole? Kõige tähtsamaid küsimusi elus, terves elus. Kui niimoodi selliseks üles kasvanud inimene satub näiteks ehitusele. Kõik on kadunud kogu aeg. Ühtegi tööriista ei ole. Ei saagi ehitada ju. See on väga originaalne tulemus võib-olla. No joo. Originaalne tulemus on see, et lastakse lahti esimesel võimalus. Ühesõnaga, ega ta tegelikult ei saa hakkama ühe asjaga elus. Ja siis pärast öeldakse, et haridus. Polita haridust ju. Seesama lihtne üks asi jäi nässu ja missugused õppeained seal, mis hinded ta sai, mis tähtsust sellel on. Inimest pole ju. Või võtame siin veel mõne sellise asja. Kujutame ette, et siin ühe aasta paar kuud seal süüa, tal ei lastud. Vanemad ei anna rusikad kätte, mis sina sööd? Sina ei söö midagi, sina paned käed sirgu, eks ole, suu lahti. Nüüd
vanaema terviseks, kassi terviseks. ja see soov läheb lapsel üle. Natukese aja pärast ta karjub, eks ole, kõht tühi, antagu süüa, teeb suu lahti, antagu süüa. Tema ise küll ei hakka. Ja kasvab. Ja siis lasteaias. Mis teete? See on kasvatus ju. See ongi kasvatus. Riidesse panemine sama asi. Mis asja sina paned riidesse? Sina pane koivad sirgu püsti jalga. Ja käed püsti särk selga. Ja laps on 1 minutiga riides, aga varsti ta enam ei tahagi ise panna. Ta käib palja tagumikuga kas või terve päeva. Noh, see on ju kasvatus nüüd. Aga kui ta tuleb lasteaeda, selleks ajaks on need põhirongid kõik läinud. Järelikult, millal peab alustama? Enne. Ja jälle. Siis kui ta ise märku annab, et tahab tegema hakata. Aga lasteaednikud, kasutan seda sõna nüüd, ei hakka siin õpetajaks ütlema, peaksid aitama vanematel ja vanavanematel ära taibata, et need on kõik väga tähtsad asjad. Nendes sellest kõigest, kuidas ta hakkab sööma, riietuma, asju hoidma, suhtlema ja need kõik, mis kujunevad esimese eluaasta lõpus, teisel eluaastal, 3. eluaastaks lapsel kõne käes. Kui kõne on väga primitiivne, ta ei oska rääkida, sõnavara on lukuauk. Mis te teete? Need rongid on läinud ja väga raske on täita seda, mis õigel ajal jäi kujunemata. Saab, muidugi saab. Me ei saa, põhimõtteliselt ei tohi ütelda, et ei ole teha midagi. Kuidas? No peab ju tegema. Aga see kõik on väga raske. Ja noh, igast asjast ei saa siidi. Siidi enam ei saa. Kui need asjad jäid õigel ajal tegemata, siidi enam ei saa. Midagi saab. Midagi peab. Siidi ei saa. Sul oli ka Varese näide. Ja. Oli Rocca al Mare koolis oli see, kui küsiti ülopidavast loengu ära, siis küsiti, et kuule, et aga noh, et mõned rongid on läinud, et mis nüüd saab. Siis ma ütlesin, et ei ole midagi, et Vares ka laulab. Ja, no. Juhul omal moel suhtleb. Aga see on pedagoogiline praak. Kui see on antud juhul just nagu pole. Need esimesed 3 eluaastat kodus ju. Aga vaata, siin ongi nüüd meie tänase arutlusega üks iva, et lasteaed, kus on selle ala spetsialistid, eks ole, ja saaksid olla ja peaksid olema vanematele abiks ka selles arengufaasis, kus laps veel lasteaias ei käi. Ja paljud ju ei tulegi, paljud ju siiski jäävadki koju, aga seda nii-öelda hariduskava, kus on õppe, kasvatus ja kogemus koos, ei ole vaja asutustele, seda on vaja inimesele, väiksele inimesele, täpsemini öeldes alguses tema vanematele ja vanavanematele, kes looksid talle kodus kasvamiseks soodsa keskkonna. See on nüüd väga põhimõtteline muutus, paradigmaatiline muutus võrreldes sellega, mis siiamaani kehtib. Aga see tähendab, et lasteaed ise on sel juhul metoodiline keskus, mis on avatud konsulteerimiseks vanematele, vanavanematele, ka kohaliku omavalitsustegelastele, kes ka ju osalevad selles, laste mänguväljakud ja asjad ja kasvukeskkond, spordivõimalused, igasugused festivalid ja värgid, mis kohalik omavalitsus korraldab. Aga see ka peab ju olema pedagoogiliselt ja andragoogiliselt korrektselt korrastatud. Me peame aru saama, mida me tahame saavutada ja kuidas tegutseda selleks, et tegelikult kujuneks see, mida just nagu oleks tarvis. Aga see peab olema põhjendatud kultuuri kontekstis, ühiskonna kontekstis, perekonna kontekstis. Ja vaata, see juhuslikult ei teki. Ei ole nii, et hakkame pihta, näis, mis välja tuleb. Nii ei tea. Kas keegi tahaks vaielda? Ei näe. Ma ka ei vaidleks, aga no, igaks juhuks.
niimoodi ja nüüd järgmine mõte, see hariduskava, mis on õppekava asemel. Niisiis seal on siis 3 asja, õpe, kasvatus, kogemus. Peaks hõlmama mitte mingid etapid, vaid inimese elukaare. 9 kuud enne sündi, vähemalt, täpsemini öeldes 2 nädalat rohkem. Ja nii kauaks, kuni inimesele need elupäevi antud. Kõik õpivad, kõik loovad, töötavad, mõtlevad, avastavad elupäevade lõpuni. Haridus ei lõpe siin kus koolis. Kui üks kool saab läbi, teine kool saab läbi, no ja siis ega ülikooli järel inimese enesetäiendamine sellega ei lõppenud ju. Vastupidi, veel avaramaks läheb. Ja kui ma enne küsisin, mille poolest lasteaed on lapsele ohtlik, siis see ei olnud retooriline küsimus, see oli väga tõsine küsimus. Nüüd paneme need ohud kõik ilusti ritta ja nüüd mõtleme, mida me peaksime tegema, mida meie saame teha, mida lapse vanemad peaks tegema, mida keegi teine peaks tegema, et ei juhtuks seda, mis muidu võib juhtuda. Koolis sama asi, ülikoolis sama tasad. Kuidas kujuneb kodanik? Kodanik hakkab kujunema juba esimesel eluaastal. Nad kujunevad kodanikuks. Kodanik on see, kellel ei ole üldse ükskõik, mis tema kodumaast saab, isamaast saab. Kellel on aated, ideaalid. Ja keegi ei saa kedagi kasvatada paremaks, kui ta ise on. Kestab vaielda. Esimene vaheaeg. Kas on küsimusi? Soe see vesi siin. 6 kraadi. Siin on minu teada üks inimene suplumas käinud. Johanson Jaak, aga ma ei olnud sugugi kindel, et ta oli kaine siis. Aga millest seisneb siis nüüd see intellektuaalne tase? Aga ma panen sõrme jälle püsti. Väärtuseks on intellektuaalse ja emotsionaalse ühtsus. Mitte üks või teine, et need ühtsus. Kui emotsionaalsega ei ole tasakaalustatud see ratsionaalne, ja siis on kuri karjas. Aga nüüd tuleb ka füüsiline ja vaimne. Ja siis kõlbeline ja sotsiaalne. Ja kui need 3 telge, eks ole. Ja seda siis peaks vaatama, kuidas see kodus on. Ja kuidas igasugustes lasteasutustes. Lihtne on niimoodi öelda, et füüsiline, vaimne, intellektuaalne, emotsionaalne, kõlbeline ja sotsiaalne. Aga nüüd avad ilusti ja milles see seisneb? Mis siis peab tegelikult olema, et oleks vaimlus, et oleks emotsionaalsus, et oleks ratsionaalsus ja kus on siis normatiivne, kus on ideaalne, kus on hädapärane ja kus on, mille puhul siis võib öelda, et polegi ju. Mis siis puudub, kui saab ütelda, et ei olegi, ei tegelda. Tasakaalu ei ole. Sõna tasakaal on nüüd see sõna, millele ma tahaksin paluda, et kui te kes märkmeid teeb, kriips alla tõmmata. Tähtis on tasakaal, tähtis on ühtsus. See on ühtsuse kategooria. Ja nagu te olete nüüd pannud tähele, niisugune algeline tase on, kus inimene räägib, laps räägib ka sellest, mis ta parajasti näeb. Seda, mida näeb, sellest räägib. Aga selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Kordan seda lauset. Midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja nüüd tuleb leida küllalt palju vaatepunkte, et näha ennast. Kõigepealt ennast. Ja siis, samamoodi saame vaadata siis kõiki lapsi ja nende vanemaid ja tähendab iga, et inimest näha, tuleb leida vähemalt 10 vaatepunkti. See on nüüd üks põhjapaneva tähtsusega küsimus minu meelest. Õppida nägema
ennast ja end ümbritsevat maailma. Elu, elukeskkond, et elu näha jälle 10 vaatepunkti, keskkonda näha vaatepunkte. Füüsiline, ütleme, sotsiaalne keskkond, vaimne keskkond, psüühiline keskkond, virtuaalne keskkond, looduskeskkond, tehiskeskkond, keskkond igas mõttes. Ja keskkond ongi see, mis meid ümbritseb. Pole mõtet öelda, et ümbritsev keskkond. See on võine või, eks ole. Ja kui kas või üks nendest on väga räbal, siis pole eriti tähtis, kui head on teised. Kokkuvõttes on kehvasti. Nii et see tasakaal, see terviklikkus, see on nüüd määrava tähtsusega. Järelikult me peame teadma, mis seal põhimõtteliselt peaks olema ja siis peame vaatama, kas tegelikult on. Ja kuidas teha siis, et oleks ja kuidas teha, et hoida. Ja minu soovitus on niisugune või mina teen nii, kas te teete või see on igaühe oma asi. Kui me midagi hakkame vaatama, siis esimene punkt on, mis on seal hästi. Ühes kodus või kuskil lasteaias või mis on hästi. Ja seda, mis on hästi, seda tuleb hoida, tugevdada, kindlustada, kaitsta. Et mitte nii, et mis on halvasti. Kõigepealt, mis on hästi. Ja kui see on ilusti välja toodud, kirja pandud, avalikult niimoodi, see on nüüd selge. Seda peab hoidma, kaitsma. Järgmine küsimus on, mis on kehvasti? Aga me näeme, et midagi on kehvasti juhul, kui meil peas on kujutlus, kuidas on õigesti. Peas peab olema arusaam sellest, mismoodi peab olema. Ja siis saame vaadata, peaks olema nii, aga tegelikult ei ole ju. Järelikult on kehvasti. Ja nüüd tuleb üks raske lause. Ma tean, et sellest on raske aru saada, aga sellepärast ma kriipsutan praegu väga alla. Seda, mis on kehvasti, ei saa muuta paremaks. Ma ei eksinud praegu. Ei saa. Võimalik on muuta tegureid. Tugevdada seda, mida oleks tarvis ja vähendada, nõrgendada, kõrvaldada seda, mis on kahjulik. Ja kui me teeme mõlemat, tugevdame head ja nõrgendame kehva, ühel hetkel järsku ongi korras. Me ei saa teha korda, me saame luua eeldusi selleks, et läheks korda. Kas see üleminek oli praegu arusaadav? See on mingi raske koht, ma tean, et raske arusaadav. Aga nüüd, kui me, siis peab järelikult avastama põhjused. Ja täpsemini põhjuste süsteemi. Sõnastama ja avalikustama. Ja nüüd looma meetmed põhjuste kohta. Mitte selle olukorra kohta. Kui me tahame lasteaedades midagi paremaks läheks, siis peame selle analüüsi tegema, leidma põhjused ja looma meetmete süsteemi nende põhjuste mõjutamiseks. Hea tugevdamiseks, halva nõrgendamiseks. Ja siis 3. punkt. Esimene oli hea, teine oli kehvasti. 3. on nüüd see, mis puudub. Ei saa öelda hea, halb. Polegi. Siis tuleb teha. Aga mitte hädaldada, et vaata, kus paha lugu ei ole. Tuleb teha. Ja 4. on, aga ei tohiks üldse olla. Ja sellest on vaja vabaneda. Sellest, mida ei tohiks olla, Eesti Vabariik, iseseisev Eesti Vabariik 2020, sellist asja ei tohiks olla. Ja siis tuleb vabaneda. Kas keegi tahaks vaielda? Kuidas vabaneda? Kõigepealt tuleb sõnastada, avalikustada, siis vaadata ikkagi, kus põhjused on. Ja võtta põhjused süsteemselt käsile. Aga sellele küsimusele vastamiseks on selles raamatus, mis nüüd enamikul on olemas, mitu teed, innovaatika. Innovaatika ongi teadus uuendustest ja uuendamisest. Ja selles kontekstis on meenutatud 2000 ja rohkem aastat tagasi olnud tarkust, mis on meie päevadeni ka ikka kandunud. Ja see on vanas Roomas juba oli selge, kui üks asi on, kuskil on kehvasti,
siis on vaja vähemalt 3 eeldust ja hiljem peab muutma vähemalt 5 asja enam-vähem korraga. Mis need 3 eeldust olid? Esiteks peab olema nii palju tarkust, et avastad põhjused. Miks on nii? Nii palju tarkust peab olema. Kui seda ei ole, no siis ei midagi saa. Teiseks peab olema nii palju oskust, et lühidalt, täpselt, selgelt sõnastada, formuleerida. Mitte udujuttu kui pikk. Lühidalt, selgelt, täpselt sõnastada. Ja kolmandaks peab olema nii palju julgust, et valju häälega välja öelda, selgelt kirja panna. Kui ühte nendest 3 eeldusest ei ole, siis ei vabane ühiskonnas mitte millestki. See on 2000 aastat tagasi oli juba selge. No võib-olla jääb kõigist 3. Aga nüüd, kõike võib juhtuda. Aga nüüd need 5 asja, mida muuta. No nende järjekord, ma arvan, ei ole väga tähtis. Ehkki mingi loogika on alati. Esiteks peab muutma koosseisu. Need, kes on ühe asja nässu ajanud, olgu tublidega kuskil mujal. Teiseks peab muutma struktuuri, paiknemist üksteise suhtes. Muidu vana struktuur seab ka uued inimesed jälle vanaviisi tegutsema ja läheb jälle nässu. Struktuuri tuleb muuta siis. Kolmandaks peab muutma eesmärke. Siiamaani olid niisugused eesmärgid, aga nüüd me oleme mõelnud ilusti ja nüüd eesmärgid on järgmised. Mis me tahame saavutada? Mitte teha, saavutada. Ja neljandaks tuleb muuta tegutsemise printsiipe, põhimõtteid, mida järgitakse, mida mina järgin ja teised järgivad ja kõik me oleme otsustanud koos. Printsiibid on järgmised nüüd. Ja viiendaks peab muutma ka hindamise aluseid ehk kriteeriume. Inimeste tegevuste tulemuste hindamiseks, mille alusel me hinnanguid anname. Kui kriteeriume ei ole, siis on igasugune hinnang bluff. Nii ei tohi teha. Kriteeriumid on vaja avalikustada ilusti, aga kui me tahame muutusi esile kutsuda, siis tuleb kriteeriumid ka muuta. Siiamaani hinnati inimesi, tegevusi, tulemusi vaat niisuguste kriteeriumide alusel, aga nüüdsest peale on kriteeriumid järgmised. Kui üks nendest 5 jääb muutmata, siis kokkuvõttes ei muutu mitte. Siis saab sooja saab ja tegutseda saab ja kära saab ja kõike saab, aga muutusi ei saa. Põhiprotsess ka vist paika panna. No jah, põhiprotsessiks on alati väga täpselt see, mille jaoks antud tegevuse üleüldse on alustatud. Ma olen mõnikord ka küsinud, et mis on koolis põhiprotsess. Ja siis mulle vastatakse nagu jõuluvanale. No, õppetöö, eks ole, õppekasvatustöö, riiklik õppekava täitmine. Ja niimoodi. Ei ole ju. Selleks ei ole kooli tehtud. Koolis on põhiprotsessiks on lapse areng. Ja kõik, mis soodustab lapse arengut, on teretulnud. Kõik, mis raskendab, kahjustab lapse arengut, seda ei tohiks üldse olla ju. Miks peab hoidma seda, mis kahjustab lapse arengut? Aga nüüd tuleb avastada, mis siis soodustab ja mis raskendab. Seda, mis soodustab, tuleb hoida, seda, mis raskendab, tuleb kõrvaldada. See on järgmine loogika see, kus tänapäevane kooli lasteaed üldse tekkisid. No jah, aga see on ajalugu ja eks nad meil praegu sama tadad ju. Vaja ju põhiküsimuseks on, kuidas moodi vanematel tekitada, et nad saavad tööle minna. Aga see, et kuidas tekitada lapsele soodne kasvukeskkond, kus ta kujuneks niisuguseks isiksuseks, kes on loomepotentsiaal, on see põhiline asi. Ja rahvuslikuks põhirikkuseks on andekus, anne, see sünnipärased eeldused, see jumalik läige, mis inimesse on sündinud. Aga valdav enamik inimesi ei oska seda üleüldse oluliseks pidada. Ja minu arvates circa 90% või ma ei raske ütelda, andest hukkub enne, kui laps jõuab üldse kooli ikka. Ega see koolis ja lasteaias ju ka ikkagi, kõige tähtsam, et see anne küll ei ole. Aga just anne on see kõige kallim vara, mis inimesel üldse on. Selle peale saab rajada kogu oma tulevikku ja tõttelda ühiskond ka edeneb. Eesti, nii ma ütlen see on fantastiline koht selle kohast, siin on tohutult vaimuvara.
tohutult andekaid inimesi. Pea lõikab lihtsalt arvuldus, et millest see asi on, mina ei tea, Maarjamaa on õnnistatud. Aga suur osa sellest andest kahjuks jääb unarusse ja nivelleerimine niisugune, see on üks väga-väga ohtlik asi. Ja sellepärast mina igatahes olen seisukohal, et see sama hariduskava, millest me eelmise tunnis rääkisime, oleks vaja teha individuaalselt igale lapsele. Igale lapsele individuaalne hariduskava. Kõik lapsed on erinevad, keskmist last ei ole. Ja selle hariduskava aluseks on tema individuaalsed iseärasused. Üks on analüütilise mõtlemisega, teine on sünteetilise mõtlemisega. No üks tahab detailidest üldistuse juurde, teine tahab üldisest detailide juurde. Edasi üks on öökoll, teine on lõoke. Noh, eesti keeles öeldakse siga ja kana, eks ole. Venelastel on žavoronok ja saba. Aga muuseas Hitler ja Stalin olid mõlemad seatüüpi isikud. Enne kella 12 kumbki ei võtnud ju tooni peades. Öö läbi olid ülal ju. Kella 4. Mul on olnud ka, ma ei tea, õnn või õnnetus, aga ühe niisugusega palju aastaid koos tegutseda. Arvake ära, kes oli? Savisaar. Ma Savisaart lihtsalt ei tea. Võib-olla Savisaar ka, aga Marju. Laurit. Jah, ega enne kella 12 pole suurt mõtet rääkida. Aga ta erakordselt terane inimene ju, aga siis hakkab minema ja öösel kella 2, 3, 4 välja. Hommikul ei ole võimalik. Aga kui laps peab minema kell 8 on kontroll tööd, ta magab. Ega laps ei ole süüdi, et ta on sünninud siia selline. Aga ja praegu ma arvan, et see asi hakkab minema selles suunas. Võib-olla me oleme mõtetega praegu natuke ajast ees, aga meditsiinis läheb ka samas suunas ju. Individuaalne, personaalne meditsiin, eks ole. Tehakse ikka selgeks. Ja ravida on ka vaja inimestega, mitte haigust. Sageli saadakse ühest haigusest lahti, aga sureb teise haigusega. Ravimise tagajärjed on. Sureb ravimise tagajärjed. See on väga must nali, aga mõni jääb lolliks kooli tõttu. Sellepärast, et tema individuaalsed iseärastused lihtsalt nivelleeriti maha. See, mis tal oli tugev, sellest pole üldse tähtsust ja see, mis tal oli nõrk, sellega tegelda, aga see üle keskpärase ei vea. Niisiis, ikkagi põhiprotsessiks on lapse areng ja kõik, mis soodustab arengut, on teretulnud ja kõik, mis takistab, seda ei tohiks olla, sellest võiks vabaneda. Aga see tähendab, et igal ööl on individuaalne kava ja midagi on ühist. Aga kõigil on kavar ja vaata selle mõtte juurde ka väga tugevasti lisas seesama koroonakriisi tõttu ja päris huvitav oli vaadata, kuidas õpetajad ja lapsed selle pandeemia ajal käitusid. Mõned olid nagu kalad vees, mõnel nii jõudsalt meeldis. Lõpuks ometi hommikul ilusti magada välja, siis ja ega kuningates ka väga palju koolis ei ole käinud. Silmapaistvad isikud on tekkinud ikka mingi teisel teel, mitte niisuguse frontaalõppe kaudu, hindamiskeskse frontaalõppe kaudu, retrospektiivse õppega. Ei tule ju. Tuleb keskpärast. Väga head ei tule mitte midagi. Ja kui õpetaja ka põhiliselt tegeleb mahajääjatega ja nende, kes korda rikuvad ja nii edasi, siis need, kes suudaksid ja kellel on loodus helde olnud või looja, ma ei tea, kuidas keegi vaatab, need on oma päi ja nendest ei saa midagi ka. Läheb kaduma. See kõige kallim, mis üldse on rahvalt, läheb kaduma. Aga hakkab kaduma minema juba parajaselt lapse eas muidugi. Selleks ajaks, kui kooli jõuavad, siis on juba läinud kõik, pole enam. Mälestust ka pole. Ma arvan, et see küsimus on lasteaedniku seisukohalt üks
üks esimesest 3 küsimust üldse, kui mitte kõige tähtsam. Ande varajane avastamine ja hoidmine ja vanematele toeks olemine, et avastada lapse anne ja teha kõik võimalik, et see anne muutuks võimeteks. See on fantastilise tähtsusega küsimus. Mis asi veel tähtsam on, võib-olla, kui siis armastus? Ja nüüd, kui need arengutegurid ilusti lahti võtta, siis jällegi ma ikka nüüd kordan, vabandust, aga ikkagi rahuloluks annab alust ikkagi süsteemsus. Tegurite süsteemsus. Mitte ühega tegeleme, teisega ka, kui aega saab. Ja siis võib olla 3. ka. See on aja raiskamine, mulje jätmine kellegi näimiseks mõeldud tegevus, mitte tõeline. Ehedat on vaja, mitte näimiseks. Ja see süsteemsuse näide on see, et Ülole väga ei meeldi, et ma seda ütlen, aga siis, kui ma esimest korda Üloga kokku sain, siis ma ei teadnud seda, aga Ülo oli Aadu Luukase parem käsi. Ehk siis Ülo oli see isik, kelle teooria baasil PAK-terminal loodi. Ehk kogu see... Ta oli ikka loodud juba. Ta oli loodud, aga see efektiivsus ja see, kus ta sai selle 90% rentaabluse, see tekkis tänu sellele süsteemsusele. Kõik elemendid olid haaratud, kõik olid korraga tähelepanu all ja see pole vahet, mis eluvaldkond see on. Kui sa süsteemselt lähened, siis PAK-terminaliga võrreldav efektiivsus on võimalik saavutada ja seepärast ma ütlen, et see sama raamatukene ongi selline väikene spikker selleks. Ma ei ole tõesti tegelikult ei taha seda täideta, aga kuna Indrek ta siia praegu tõi, ma räägin ühe väikse nalja sinna vahele. Meil siuke ohkud. Et nad tegid seal palju asju ringi, põhimõtteliselt võtsid ära, aga hollandlased, PAK-terminal on Hollandi ettevõte, eks ole, siin on filiaal. Ja üle maakera on igal pool need PAK-terminal. Ja siis tulevad siia ja siis kuidagi niimoodi häbelikult ütlevad, et bluffida võib. Kõik bluffivad, kõik liialdavad. Aga nii palju ei tohi. Üldse bluffid. Aga nüüd, kui jällegi tuleb meie asjade juurde tagasi, Kaukaasias öeldakse, tuleme nüüd oma lammaste juurde tagasi. Süsteemsus ise on tohutu tähtsusega. Ja mitte süsteemne tegutsemine on pigem näimiseks mõeldud tegema. Mitte tõeline, mitte ehe. Ja nii mõneski kohas näeme seda. Ja tähtis on, et me kõigepealt teeme üldse vahet, et on ehe ja siis on surrogaadid, näimiseks mõeldud asjad. Ja selle koha peal ma nüüd tahaksin korraks mõtte tuua igasuguse konkureerimise ja võistlemise juurde. Minu arvates peaks olema rangelt keelatud õppekasutusasutustes mingisugune võrdlemine ja võistlemine. Rangelt keelatud. Ütleme siis veel pikaks ajaks vangi panna. Igaüks, kes teeb seda. Edasi viib koostöö. Vastastikku üksteisele edu saavutamiseks eelduste loomine, üksteisele täiendamine, üksteise abistamine, mitte konkureerimine. Ja hindamiskeskne kool ei ole hea. Hindamine on saatanast, kes tahab vaielda. Eriti veel hindamine, kus kriteeriumide süsteemi tegelikult ei ole. Mõningates õppeainetes on kriteeriumid. Võõrkeeles seal, viga, emakeeles ka, õige keeles, mitu viga valesti kirjutad, jätad tähti vahele ja kokku lahku kirjutamine ja reeglid rikud ja seal loed need vead kokku ja siis ongi. Kui nii palju vigu, siis on 2 või siis on, ma ei tea, F.
aga võtame kunsti, võtame kirjanduse, võtame seal ükskõik missuguse jutustava aine. Ja seal kõiges on ju ikkagi täielik mõttetus. Ja kui need kriteeriumid pealegi on meil ühel ühed ja teisel teised ja kodus kolmandad ja nii edasi, siis vaene laps. Ja siis kujunevad hinded, kujunevad eesmärgiks ja keegi täpselt ei tea, mis see tähendab, aga ikkagi. No ja mis siis vahendiks on? Siis laps kujuneb vahendiks. Kui miski on, kui lapse areng ei ole eesmärk ja eesmärgiks on midagi muud, siis on laps vahendiks see eesmärkide saavutamisel. See eesmärgi ja vahendi suhe, see on fundamentaalse tähtsusega. Kas keegi tahaks vaielda? Lapsed ise ei hinda, ta näeb, et ta on ilusat hinda. Jah, muidugi, aga ega ta ei pane hindeid endale. Hinnata ikka võib, aga hindeid rääkida, et see on ilus ja selle poolest hästi ja ikka räägime. Ja kui keegi ütleb kellelgi, et sul on ilus soeng või ilus kleit, siis võib öelda aitäh. Aga ei pane, et kleit on 5. Lolliks läinud. Ja nüüd üks niisugune väga-väga tähtis asi on see, et väärtuste keskne. Lasteaed peab ka kasvatus peab olema väärtuste keskne, on nii või? Ma arvan, et see on üks eksitav mõtteviis. Vaatame korraks natuke lähemalt. Et kui me räägime väärtustest, siis peab ikka väga täpsustama, missugused väärtused. Igasugused väärtused. Raha on ka väärtus ja võim on väärtus ja väärtus on igasugused. Aga kui me kasvatusprotsessis käsitleme väärtusi, siis peab täpsustama, missugused väärtused. Esimene. Teiseks, väärtused toimivad koos normidega. Väärtused normid koostanud, nad ei toimi eraldi. Kolmandaks, müüdid ja tabud käivad samasse ritta. Müüdid on üliväärtused. Tabud on ülinormid. Tabud on 10 käsku on tabud, eks ole, mida ei tee. Ja seal ei ole, et võib-olla teeks. Ei tee, kõik punkt. Ja müüdid on, erinevates kultuurides on erinevad müüdid. Eesti kultuuris näiteks on müüdiks on ema. Eesti kultuuris on müüdiks on loodus. Ja looja, üldse looja ja loodus. Ja nüüd, teistel rahvastel on teised müüdid, see päris huvitav asi on. Ja, aga nüüd, mida südames kantakse? Üldse mitte väärtusi. Südames kantakse voorus. Voorus keskkond. Kui te võtate siin antiikfilosoofid lahti ja mida väga soovitan, te leiate, et nemad rajasid kogu oma kasvatusfilosoofia vooruste peal. Ma küsisin umbes 6. klassi tüdrukute käest, grupi käest, spetsiaalselt viisin jutus, ma tahtsin vaadata, kuidas tead see sõna. Aga üks hakkas silmi peitma, natuke vaatab nurka ja siis ma küsin, ma tean küll, mis see on? See on tüdruk, kes ei anna poistele kohe kätte. Aga ikka tegelikult ei olnud kuulnud midagi. Kasvatussüsteem saab minu arvates on vooruste süsteem. Siin selles pakis on ka üks mudel on vooruste kohta. Ja aated, ideaalid. Ja ma arvan, et lasteaias kujunevad need kõik. Muide, alused kujunevad koolieelses eas. Enne 7. eluaastat. Ja poisid
peavad kasvama meesteks. Tüdrukud peavad kasvama naisteks. Ja keegi ei või kasvada mingisuguseks kesksooliseks. Naiselikkus, mehelikkus, õiglus, ausus, töökus, väärikus, need on kõik ühe asjad. Ja ükski neist ei ole vähetähtis. Kes tahab vaielda? Ja see kõik on kokku kasvatus. Kasvatus on kahtlemata primaarne, õpe on sekundaarne. Kes tahab vaielda? Tähtis kohta. Kogu aeg on vastupidi ju. Kusjuures jälle rõhutan, et õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus on see, mis meil tuleb. Aga primaarne on siin kasvatus. Primaarne. Ja see kasvatuse osa muidugi nüüd jah, on kõige nõrgem läbi töötatud. Ma arvan, et ka õpetajate ettevalmistuses on see osa väga nõrk. Järgmine punkt, mida ma tahaksin paluda, et vaatame, mõtleme edasi. Et kuidas inimene ikkagi tunnetab ennast ja maailma ja ümbrust ja kõiki enda ümber. Ja siin on nüüd vähemalt 6 tunnetusteed. Mina ei tea rohkem, võib-olla kui te avastate, öelge mulle ka. Esimene tunnetustee ongi siis argitunnetus. See tunnetus, mille inimene omandab koos emakeelega. No, peab vaatama, et nii, et näeks ka ja kuulama nii, et kuuleks. Mitte ainult sõna kuulama, vaid kuulama. Kuulamine on palju raskem kui rääkimine. Praegu mul on palju kergem kui teil. Mõte on peas ja ma ütlen selle välja, aga te peate kogu aeg ära arvama, mis ma mõtlesin, kui ma niimoodi ütlesin. Ja mis ma siis mõtlesin, kui ma jätsin mõne tähtsa asja üldse ütlemata. Võib-olla see oligi kõige tähtsam. Aga ja nõnda edasi. Nii siis kuulama. Nüüd, aga argitunnetusele lisaks tekib kunstiline tunnetus, kus on harmoonia ja seosed ja terviklikkus ja ilu ja see kunstiline tunnetus, et näed ilu endas ja teistes ja end ümbritsevas looduses igal pool. Silm on teritatud märkama seda, mis on tõesti kaunis. Ja edasi tuleb, ma ei tea edasi, järgmine on filosoofiline tunnetus. Kui sa näed tervikut ja osa, tervik, alasüsteemid, metasüsteemid, hakkad taipama seoste sõltuvuste süsteemi, hakkad järsku aru saama, kuidas eriline üksik ja üldine seonduvad, kuidas regulatsioonitasandid eristuvad, kuidas tekib üldse ühtsus ja nii edasi. Religioosne tunnetus, kus see inimene hakkab jagama tasapisi, mis on kõiksus ja mis on igavikuline ja kus on kui ma nüüd teen veel ühe niisuguse, tõstan siin, et näiteks huvi on ju tohutu tähtis, eks ole. Ja üks haridusminister, kõige pikem, kes on olnud, rääkis iga päev huvist, eks ole. Huvi kool ja huviharidus ja kui selle loogika järgi minna, siis on ju tähelepanuharidus ja mõtlemisharidus ja aistinguharidus. Üks lollus teise otsa. Mis jutt see on? Huvi on igasuguses eesmärgistatud tegevuses väga oluline. Huvi on. Kui huvi ei ole, no siis midagi, ta ei tegele üldse. Tegi muuga ju. Huvi äratamine, huvi hoidmine, huvi avardamine ja süvendamine, see kõik on tähtis küll. Aga sellest on kasu juhul, kui on tahe. Tahe on vähemalt sama tähtis kui huvi. Ei jäta pooleli, ei anna alla, raskusi ületad ja tahti jõudu on vaja. Ma olen siin ka väikse üle. Jämsi oma lastele ja teistele kui varbad riidekapi alla ja selili nagu vastu põlvi
selili nägu vastu põlvi, kui enam ei jõua, siis 2 korda veel. see on ahistamine. no ei ole midagi, kui ei ole tahtejõudu, siis on iga nädavares jääb alla elus igale asjale. Tahe on vähemalt sama tähtis kui huvi. aga siis on usk veel. kolmandaks, peab uskuma, et me teeme õiget asja, see on vajalik, see on õige. Peab uskuma vanemaid, peab uskuma õpetajad, peab uskuma seda asja, tulevikku, kõike see asja. Usk on vähemalt sama tähtis ka ju. Ja see, mis on tõesti väärtuslik, on huvi, tahte ja usu ühtsus. Mitte üks, teine või kolmas. Kõik 3. Kui üks nendest 3 puudub, midagi kasu teistest ka ju. Kes tahab vaielda? Jälle ei taha. Ja see, mis on päris, mille laps ikkagi selgeks võtab ja omaks võtab ja lapse vanemad sama asi, on mitte see, mida talle rääkida, vaid see, mis ise välja mõtleb. Tuleb aidata neid tasemele, kus ta suudab ise välja mõelda seda, mis on talle vaja. Ja ikkagi üks niisugune kuldreegel, mida ma olen siin ikkagi enda arvates niisugune tähtis reegel. Ära räägi lapsele seda, mida ta võiks mõelda välja ise. Aita teda tasemele, kus ta välja mõtleb. Ahaa, elamus tekib. Ja siis tuleb pai teha vähemalt. Ja see on ikka tark tüdruk ja tark poiss vaatab. Mõtled, kuidas sa küll oskad niimoodi. Sa oled ikka tark küll tõesti. Ja tiivad kasvavad inimesele selge kohe silma nähtavalt. Ja see vaimustus ja rõõm on õudselt tähtis. Ja tigedus ja niisugune hirm ja et nüüd saab karistada selle eest, nüüd saab pahandada selle eest, nüüd kogu aeg on midagi valvasti. Tekitab väsimust. Väsinud laps ei õpi midagi. Unistab, et ükskord minema saab. Ja et sulle knopka tagumikku. Ja ma ei tea. See tekitab trotsi ja pahameelt ja natuke tigedust ja üks asja. Tigedus tekitab tigedust. Jõhkrust, hoolimatust. Ükskõiksus tekitab ükskõiksust. Südamlikkus tekitab südamlikkus. Kõik need sama asja. Ja see kokkuvõttes on kasvatus.